Nüüd ma tahan natuke rohkem rääkida Ohira toodetest, sest ma olen siiski Ohira toodete esindaja ja tuua välja mõned sellised näited just nimelt selle pasta puhul tehtud teadusuuringute osas, mis on siis natuke teistmoodi, kui on tavalised probiootikumid, mida leiab meil kaubanduskettides müügist. Kuna see OMX pasta, mida on kasutatud siis Dr. Ohira toodetes, erinevad vormid, on kääritatud ekstrakt, mis kombineerib 10 erinevaid liiki taimi, pluss siis 12 erinevat tüve baktereid ja neid on kääritatud 3–5 aastat. Ja 2 aastast nendest siis, kui see on 5-aastane, siis 2 aastat on olnud anaeroobses keskkonnas, mis tähendab, et õhuvabad ja sealsed bakterid, mis seal on väga tugevad ja väga vinged. Ja seal on ka muidugi kõvasti rohkem postbiootikume. Ehk siis see on, me ei räägi lihtsalt siin probiootikumidest, vaid me räägime kompleksist, kus on prebiootikumid, probiootikumid ja nende elutegevuse jääk, ehk siis postbiootikumid. Ja sellega on siis tehtud väga erinevaid teadusuuringuid, et vaadata, kuidas see toimib. Ja näiteks on siit mõned välja toodud testid, et on näidatud, et see aitab vähendada või kiirendada kopsupõletiku paranemist. Et kui beebi on näiteks kopsupõletikus, et siis see päevade arv, mis kulus paranemiseni koos antibiootikumide võtmisega, oli tegelikult OMX-i sellisel testgrupil kõvasti parem. Ja see on samamoodi näidanud sellist tulemust luutiheduse suurendamisel, kõhulahtisuse kinnisuse parandamisel, aga seda teavad meil üldiselt, ma arvan, et enamus probiootikume. Ja muidugi siis allergiavastane toime, et see on suuresti siis, ma arvan, et tänu sellele OMX-i üldisele kooslusele. Väsimusvastane toime tuleb siis väga tugevalt ka nendest postbiootikumidest, sest kui me räägime sellest, et selles pastas leidub neid postbiootikume kuskil seal 400 ühendi kanti, et 400 erinevat ühendit, siis see on väga suur kogus, mis annab meie kehale kohe sellise mõnusa energiapuusti. Et ta ei ole lihtsalt nagu probiootikum, mis hakkab sinu kehas alles seda tööd tegema, vaid sa saad juba selle esmase sutsaka kätte sealt. Et on selline natuke teistmoodi segu.